Hai, aitäh. Jõulukampsuni jaoks vale aeg pole või? Lihtsalt kampsun, vahet ei ole milline. Vähemalt jõulukampsun erinevast jõuluvanast. Seda saab kasutada. Jõuluvanal pole jõuluvälisel ajal midagi teha. Välja arvatud juhul, kui ta strippariks tööle läheb või. Aga need ämblikud on nagu paratruuperid taevas või? Kuule, peaaegu. Ma teen ühe väikse siia nööriga. Et tal on nöör kuskil. Ma jooksvalt vaatan, kuhu suunda ma edasi teen. Võib-olla ma teen talle varju, et siis ta on nagu siin peal. Et näeb välja nagu ämblik oleks maali küljes kinni. Pinstripe, action, nice. See on see ämbliku nöör, et siin on see pallist tehtud ämblik. Sihuke väike pall ja siis 8 jalga küljes. Aitäh. Tervitus ja tervitus sulle ka. Mida plaanid joonistada? No sa näed ju. Praegu joonistan ämbliku. Aga mida ma edasi plaanin, see selgub jooksvalt, ma praegu ise ka ei tea. Midagi tuleb veel, aga mis see midagi on, see selgub hiljem. Ma täiega hyped selle maali üle ikka, need ämblikud nii nunnud. Okei. No vaata siis teist ka, see alumine ei paista välja muidu. Pööran ringi, äkki ma saan siin allpool midagi teha. Vahelduseks. Parim maal ever. Aitäh. Mis viilutatud porgand? Ma mõtlesin kurgi teha, aga kuna kurgid said otsa, siis teen vahelduseks porgandi. Äkki peab poest purgitäie marineeritud kurke tooma või hapukurke. Kurgid pildil juba olemas. Need ei ole kurgid, need on kaktused. Tuletorn. Jah, just täpselt. Et ei ole porgand. Raudtee ülesõidu märk võiks ka olla porgandi pildiga. Need kiisukäpad. Jaa. Need siin sa mõtled. Tarantlil ja kassil on ühesugused käpad. Küüned käivad samamoodi käpa seest välja. Et kes kardab ämblikke, siis võib mõelda selle peale, et ämblik on põhimõtteliselt nagu kass. Ainult jalgu on rohkem. Ja karvane ka. Sa kardad ämblikke või? No siis sa saad mõelda selle peale, et ämblikul on samasugused käpad nagu kassil. Ja no, aga mida sa selle ämblikuga tegid, et ta sind hammustas? Tee teine käpp ka. Okei, ja küll ma teen, ära muretse. Augustiks saab teise käpaga tehtud. Jalg oli ka paistes. Miks? Sa hakkasid peale ämbliku hammustust jooma ja siis paistetas kõik üles või? Ämbliku kujuline kaisuloom peaks olemas küll olema. Motonetis oli müügil puldiga ämblik ka. Ma ei tea, kas praegu on mingi supersize ämblik, mida saab puldiga juhtida. Kuidas läheb? Kuule, tegusalt siin, töötan ämbliku maali kallal. Nüüd teen alumist otsa. Enne töötasin selle ülemise otsaga, siis pöörasin tagurpidi. Ilma puldita on kuulimad. Ja need päris ämblikud on jah kuulimad. Aga see puldiga ämbliku mänguasi on ka päris huvitav. Kuhu pikad juuksed kadusid?
Kuule, automaksu arve tuli, siis ma mõtlesin, et peaks äkki šampooni pealt kokku hoidma. Nüüd ma hoian kammimisaega ka kokku. Enne ma kammisin 3 tundi, nüüd saan 2 hakkama. Tänapäeval keegi ostab maale ka. Muidugi, kunstikogujad ostavad ja siis mõned inimesed, kellele lihtsalt meeldib, ostavad ja need, kellele maal meeldib, need ostavad maali. Need, kellele maal ei meeldi, need ei osta. Lihtne. See on kõige muuga täpselt samamoodi. Toob leiva lauale antud tegevus. Tavaliselt leiva ma toon ikka ise lauale. Et ma lähen poodi, ostan leiva, tassin selle koju ja panen lauale. Arvuta hind välja, hakkan padja alla sente koguma. Okei. Ma pean vaatama, kas mul siin mõõdulint on, et võiks arvutada küll. Siin eelmises laivis oli ka küsimus, et palju see konkreetne maal maksab, siis ma ütlesin ainult umbkaudse täpsusega, et alla 3200. Aga kui palju täpselt see selgub siis, kui ära mõõta. Jälle mul on mingi siga peas, see. No nii. Aga vaikselt hakkab tänaseks siis lõpetama. Tõmbame otsad kokku. Diana, ära mossita. Aga järgmises laivis saame jätkata. Et kas siis selle maali kallal jätkame või selle alumise kallal. Mul on siin veel 3. laivi maal ka, et selle saab ka välja võtta ja selle kallal ka midagi teha. Vaikselt nad valmivad, siis järgmises laivis jätkame.